Austatud ekstsellentsid, lugupeetud piiskopid, härra minister, daamid ja härrad, kallid külalised, tere tulemast konverentsile, mis on pühendatud Maarjamaa 800. juubeliaastale. Ning avasõnaks palun siia lavale Europarlamendi saadiku härra Tunne Kelami. Ekstsellentsid, vennad ja õed, külalised, see on suur au ja võimalus olla siin täna teiega koos. Ja seistes siin mulle tuleb meelde, kui ma tavatsesin tulla 35 aastat tagasi nõukogude ajal hommikumissale, olles naasnud oma töölt öövalvurina kanakasvatus Tallinna lähedal ja isa Michael Krumpanš pidas üleval katoliku kiriku toimumist. Ja mul on meelde jäänud siin üks mõtisklev, oma teed otsiv isik, keda võis väga sageli näha pingis siin kirikus, see on Lembit Peterson, kelle pühendumisest ja otsingutest on saanud uus oks, haljendav oks Eesti kultuuris. Aga täna me tähistame 800 aastat Maarjamaad ja küsimus on, mis on järgmised 800 aastat. Mis saab edasi? Tänane sõnum on minu meelest ainult järjepidevuse sõnum. Me saame edasi minna järjepidevuse nende samade väärtuste alusel, sest tõde ei leiutata, tõde võib avalduda erinevates vormides, moodsamal ja vanamoodsamal kujul, kuid tõde jääb alati selleks samaks. Sellepärast religioon ei ole ka tänapäeva ühiskonnas sisuliselt mingi eraldiseisev nähtus, vaid ta on meie kultuuri ja tsivilisatsiooni vundament. Vundament sellepärast, et ta pakub inimesele vastuse kahele kõige põhjapanevamale küsimusele, mis on elu mõte ja mis saab edasi. Kus veedan ma oma igaviku? On helitatud illusioone, et ilma Jumalata saab moodne inimene kenasti hakkama, kuid tühikuid ei teki. Kui elav Jumal ja traditsioon kõrvale tõrjuda, täidab tühiku inimese ego oma looming, ebajumalad, mis paraku põhiküsimustele vastust ei suuda pakkuda. Maarjamaal on täitunud 800 aastat, aga kristlus siin on veelgi varem ja me ei teagi täpselt, kuidas ta siia imbus, kuid me teame, et 1165 pühitseti Prantsusmaal piiskopi ametisse eestlane Fulco ja on väga sümboolne, et meil on esimene sõjajärgne katoliku piiskop Prantsusmaalt ning 1171 annab paavst Aleksander III soovituskirja Norrast, Stammangeri kloostrist pärit vend Nikolausele, samuti eestlasele. Keskaja ühiskond, meil on selles suhtes väga erinevaid vaateid ja me üldiselt tavatseme seda kuidagi alavääristada või vanamoodsaks pidada, aga olgem ausad, keskaja kirik ja ühiskond koondus kiriku ümber, mis andis elule mõtte ja kirik tähendas investeeringut igavikku. See tähendab, elul oli mõte, hingelunastus, millele majanduslik tegevus oli allutatud, mitte vähetähtis,
aga siiski. Ning kirik rõhutas iga inimese kui Jumala loodu väärikust, tema tahtevabadust, tema heade püüdluste mõttekust, inimese ja Jumala sarnasust, milles selles sarnasuses kõik inimesed võivad endid tunda võrdsete vendade ja õdedena, ja ka seda, et iga inimene võib olla kindel Jumala armastuses tema vastu. Aga siin seoses tänasega on üks tähtis moment, nimelt Maarja, Jumala ema roll. Erich Fromm oma tuntud raamatutes ka Põgenemine vabadusest on seda rõhutanud. Vanatestamentlik Jumala kui range isa roll, kes nõudis, karistas, kui nõuded ei täidetud. Tema suhtumist tuli ära teenida, tema ootusi õigustada ja kristlikus kirikus Jumala ema kuvand, mis tasakaalustab seda kahes suures kirikus armastama ema dimensiooniga. Sest ema armastus oma laste vastu on tingimusteta, ta ka armastab neid ka siis, kui nad on eksiteele läinud, kui nad mässavad. Seda armastust ei saa ära teenida. Ja Maarja pole Jumal, seda on väga selgelt rõhutatud, kuid just tema kaudu on sõna saanud lihaks ja elanud meie keskel. Ja kirikul on just selline ema roll, emakirik. Mis oleks Maarja roll tänapäeva ühiskonnas? Seda kirjeldas väga selgelt paavst Johannes Paulus II. Meil oli võimalus viibida Roomas, kui ta pühitses 3 naispühakut Euroopa Liidu patrooni. Neist üks on Edith Stein. Johannes Paulus II sõnul võimaldab emalik instinkt naisel näha inimest ja probleeme kui tervikut. Tervikut keha, vaimu ja hinge ühtsusena. Ja naiste roll tänapäeva maailmas on rehumaniseerida, taas inimlikustada tänapäevane hedonismist ja materialismist valitsetud maailm. Johannes Paulus II järgi on naiste panus hädavajalik eeldus ehtsatele muutustele kultuurihoiakuis, et asendada praegune, nagu ta ütleb, surmakultuur armastuse tsivilisatsiooniga. Igat elukutset saab teostada ka naiselikul viisil, nagu Maarja. Igat ametikohta saab inimlikustada, nagu Maarja seda tegi ja teeb. Just enne Hitleri võimule tulekut kutsus Edith Stein katoliiklikke naisi üles sõnadega: on saabunud hetk, kus peame seisma koos Jumala ema ja kirikuga taas Kristuse risti all. Kas selline hetk on ka saabunud täna? Mitmed autoriteedid, sealhulgas paavst Franciscus, on alates möödunud aastast kõnenud sellest, et 3. maailmasõda on sisuliselt juba alanud. Kümnete väiksemate, kuid visade ja kurjade konfliktide näol, mis on omavahel ühinemas ja tekitamas hävituslikku sünergiat. Meil pole sellest olukorrast pääsu. Kui Euroopa soovis hoiduda Aafrika ja Lähis-Ida konfliktide lahendamisest, siis nende tagajärgedest täna me ei saa hoiduda. 100 000 pagulased tulvavad meie rahulikku tarbimis- ja meelelahutusühiskonda, meenutades taas, mis on elu põhiprobleemid ja väärtused. – 800 aastat Maarjamaad meenutab kristlus ja kirik ema asendamatut osa ühiskonna säilitamisel ja tervendamisel. See kehtib kindlasti ka moodsa demokraatliku ühiskonna kohta. Ja ärgem mõelgem, et kaasaegne Euroopa ning Euroopa Liit on tekkinud ilma selle dimensioonita. Kui me vaatame Euroopa Liidu algatajaid, Euroopa ühinemine, mis päästis meil ilmselt 3. maailmasõjast, siis olid Euroopa aluse panijad põhiosas katoliiklased. Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi ja paljud teised.
ning meenutagem seda, mida ütles Robert Schuman, demokraatiat ei saa improviseerida. Euroopa läks 1000 aastat kristlikku kultuuri, et demokraatiat kujundada. Seesama Robert Schuman ütles, olen tulnud järeldusele, et demokraatia on oma olemuselt evangeelne, kuivõrd tema allikaks on armastus. Seetõttu, ja see on väga tähelepanuväärne järeldus, mis on tehtud 60 aastat tagasi, demokraatia on kas kristlik või teda ei ole. Antikristlik demokraatia muutub paroodiaks, mis suubub türanniasse või anarhiasse. Selle tõttu tänane päev meenutab meile ka kiriku rolli moodsas ühiskonnas, sest olgem ausad, kiriku analüüs inimeses on kõige realistlikum ja kõige sügavam. Meil on miljonid näiteid, kui me usume, et inimestel on hea tahe ja sellest aitab ja kõik lõpeb nagu tavaliselt. Oli hea tahe, aga läks kuidagi viltu. Ja sellepärast on tarvis näha inimest sügavuti ka meie nõrkustes ja meie väärikuses, meie ainulaadsuses, aga ka meie nõrkustes, millele kirik saab anda tuge. Ja lõpuks kirik on institutsioon, mis ei kao. Seda kadumist on ennustatud juba 100 aastat. Seda loodeti Nõukogude Liidus, loodeti Albaanias, loodeti Hiinas, aga Hiinas on vaatamata võimude keeldudele ja kitsendustele suurim kristlaste kasv maailmas. Kirik ei kao sellepärast, et on sild ajaliku ja igavese vahel. Ja sellise sillana ta sisaldab mõlemat elementi. Inimlikke nõrkusi, eksimusi, mida kirik on tunnistanud ja kahetsenud, aga ta annab pääsu ka teise dimensiooni, milleks ükski teine institutsioon meid ei vihi. Ja selle tõttu võib öelda, et kirik jääb püsima kindlasti viimse maise institutsioonina, kui kaovad teised, siis nad kaovad enne. Ja tõsi, kirikus on palju meil. Meil on 10 kirikut ja 8 usulist liitu Eestis, nagu isa Vello ütleb, 536 kogudust, kuid juubeliaasta peamiseks teemaks on ristirahva ühtsus. Ja meil on väga hea näide selles suhtes kirikute nõukogu näol, mis on siis juba aastast 1989. Nii nagu ütles Augustinus, oikomeenias on peamises ühtsus, vähem tähtsates asjades vabadus, aga üle kõige armastus. Ja keegi ei keela meid erinevustest hoolimata üksteist armastamast ja paremini mõistmast. Jumala ema Maarja ühendab meid emalikus mõistmises meie nõrkustest ja tingimustest armastuse sõnum. Maarjamaa 800 aastat, nagu öeldud, ei lõpeta meie ajalugu, vaid jätkab seda ja kohustab veelgi tugevamini samade kristlike püsiväärtuste najal meie ühiskonda tervendama ja tugevdama. Tehke, mis tema meile ütleb. Isa Vello Salo on öelnud, et meie maailma uudiste tulvas, mis kogu aeg vaheldub, on üks püsiv, igivärske ja eluline sõnum, mida tasub kuulata. Ja selleks on angel, mida asjata ei korrata iga päev mitu korda. Kõige olulisem uudis ka tänapäeva moodsas maailmas on see, et ingel ilmus Maarjale, et Maarja võttis selle sõnumi vastu ja et liha sai sõnaks ja elas meie seas. See annab meile perspektiivitunde, lootuse ka kõige raskematel aegadel.